disain? See tegelikult on päris hea küsimus ja ma ei ole võib-olla varasemalt nii palju selle peale mõelnud, aga ma olen mõelnud sedapidi, et kui ma olen mõnede inimestega nagu diskuteerinud, et kas pimeda jaoks on oluline disain või kas, ikka küsitakse, et kas sind huvitavad värvid, kas sind huvitavad, kuidas mingi asi välja näeb või mingi asi tundub, paistab, mida iganes. Et siis mina olen alati öelnud, et mind küll huvitab, et kuigi ma enam tükk aega ei näe ja varem olen hästi vähe näinud, ehk siis ikkagi väga tugevalt vaegnägija olnud, siis sellest hoolimata on mind alati huvitanud, et kuidas, ma ei tea, mis värvi mul näiteks praegu riided seljas on, mul on selleks olemas värvitooni ütleja, et see nagu üks pool asjadest, et mis värvi need asjad on, siis mis kujuga need asjad on, kui ma neid asju katsuda ei saa, ka linnapilt, eks ole, majad, arhitektuur, kõik, et siis mulle väga meeldib, kui neid kirjeldatakse. Aga lemmikut asja, võib-olla siis võib tuua ka selle hiljutise näituse, see Idealistid näituse, kus siis Kadri Jäätmaa keraamikuna tegi siis nõusid pimedate temaatilisi, ehk siis just selle nurga alt, et mismoodi need võiksid ka reljeefsed olla. Ma võiks öelda küll, et kui selliseid asju hakatakse rohkem tegema, et sa näiteks võtad tassi kätte või taldriku ja seal on lisaks ilusale värvile, muule kujundusele, ehk siis, et mis kujuga ta on, ka midagi veel katsuda, näiteks lill või mingi muu kujund, siis juba see on juba mu lemmik. Või siis näiteks samas, mis siis disaini alla võiks ju kuuluda, et kuidas meil linnapildis üldse asjad on, et kas mul on mugav liikuda. Et mingis mõttes seda saab ju disainida nii, et see on tavakasutajale hea ja see on minule hea. Et mina saan turvaliselt näiteks üle tee, aga samas teistele võib-olla näeb näiteks mummukivide kuidagi mustarek ilus välja. Võib ju midagi sellist mõelda, et need oleksid head ja toredad asjad tulevikus. Või siis, et riiete puhul, et küsitakse ikkagi, et kas siis on ikka tähtis, et mis su seljas on, et mis see ikkagi oleks, et lõigete koha pealt, kas ma oskan just öelda, et mis on nagu moes, ilmselt mitte, keegi peab mulle ikka ütlema, et ikka selle asjaga see on nii, küll täna ringi ei käida, on ju. Et ikkagi ma arvan, et see disain võiks olla nii, et see on nagu vaatajale ilus, aga et ka, ütleme, vahest mul tundubki, et see disain on liiga visuaalne. Et alati mõeldakse värvi peale, siis võib-olla veel midagi. Aga kuidas saab selle tundega, et kui sa teda puudutad mingit asja, okei, majade puhul seda ei saa rääkida, aga ütleme tõesti riietusnõud, ma ei tea, jalanõud, et kui kõik see maailm, et kui sa, või ka näiteks tehnilised asjad, et kõik pimedatele tehtud abivahendid on musta värvi, sest et see on kõige odavam. Aga miks? Äkki ma tahaksin üldsegi endale, ma ei tea, roosat nivoomäärajat. Ma ei tea. Aga arvatakse, et kui sa ei näe, siis ei ole tähtis. Ja tundub, et mul koer ka räägib. Ma ei tea, mida ta räägib. Aga näiteks jah, kuna mul on juhtkoer, siis ma tahan näiteks teada, või mulle meeldib valida, et milline on jalutusrihm näiteks, sest sa kasutad seda iga päev, aga lisaks sellele, et nagu see tema materjal, siis võiks ju olla ka välimus. Aga jah, et tulles selle Kadri Jäätmaa näituse juurde tagasi, siis mina olen küll nagu, ma poleks arvanud, et ma kunagi tellisin talt paar tassi, et tahtsin ühele pimedale kinkida ja siis ta ei teadnud üldse, et kuidas seda võiks teha, aga sellest tulid välja nagu esiteks väga lahedad nõud, mis olid nagu katsutavalt huvitavad, et erinevad pinnatekstuurid, mingid asjad. Ja praegu sellel näitusel oli ka, et väga erinevaid kujundeid, asju ja paljud inimesed, kujutan ette, et said ikkagi selle elamuse, kuigi paljud ei julgenud katsuda. Sest kunagi näitustel ei lubata ju mitte midagi katsuda. Aga võib-olla peakski rohkem mõtlema sellele maailmale, et kuigi te näiteks näete enda ümber ja seda ilu on väga palju, aga seda katsutavat ilu, mis siis võib olla, või kui sa võtad kas või mingi lilleõie ja lisaks sellele, et sa nuusutad ja sa katsutada, sa võid väga palju targemaks saada ja palju nagu elamust saada juurde.
et mulle tundub, et tänapäeva inimene on hästi visuaalse peale läinud, see on oluline, aga peale seda on veel ju meil meeled, mida saab nagu tarvitada. Et nagu lõhna koha pealt, näiteks disaini koha pealt on ka see, et kui mõni kohvik võib-olla kasutaks mingisugust head lõhnaküünart, siis see ju annab emotsiooni juurde. Et ma ise näiteks kodus armastan väga lõhnaküünlaid. Ja siis tihti, kui keegi mulle külla tuleb, siis öeldakse, et oi, aga sul on ju nii hea lõhn kodus, et miks mul umbes ei ole midagi sellist. Aga selle peale annabki tulla, kui sa mõtled muud pidi kui ainult selle, mis välimusega. See välimus ka, et see küünal võiks ju sobida selle interiööriga, seda ma kindlasti arvan, aga seda ma pean muidugi teiste käest küsima, kas sobib. Seda ma pean alati ise ei suuda otsustada. Et see on küll tõsi. Aga seda, et pimedal inimesel ei oleks maitset näiteks või et tal ei oleks mingit arvamus, mis tema ümber on, ma ei saa kõigi eest rääkida, aga kindlasti väga paljudel on siiski see arvamus olemas ja kellel ei ole, siis mina isiklikult arvan, et see on vale. Ta lihtsalt ei tahaks võib-olla seda tunnistada, et tegelikult tal on see arvamus olemas, mida ja kuidas ta näeb ja kuidas ta tahab, et asjad tema ümber oleksid.